nii ülemjuhataja kui ka peastaabi ülema vahetus. Meil ei ole muud väljapääsu, kui tahame vaenlast võita. Inimesed probleem on selles, et nad tahtsid välja tulla. Ja õigesti tegid. Konflikt Fjodorovi ja Sõrski vahel jõudis haripunkti. Zelenski siiski vallandas Ukraina kaitseministri ja tunnistas, et relvajõudude ülemjuhataja Sõrski esitas talle sisuliselt ultimaatumi, kas sõjaväelased või minister Fjodorov. Ja Zelenski valis mitte tehnoloogiale keskendunud ministri, vaid ikkagi Sõrski, kellel allub otse Skeljapolk, mis on seotud kõige kõmulisemate skandaalidega Ukraina relvajõududes, vähemalt viimase kuu jooksul kindlasti. Täna, 16. juulil, tulid 10 linnades üle kogu Ukraina inimesed tänavatele, et toetada Fjodorovit. 100 inimest kogunesid president Zelenski büroo ette ja Franco teatri juurde Kiievis plakatitega, mis toetasid kaitseministrit. Nad ei ole mobilisatsiooni vastu ega ka mitte sõidupiletite või veevarustuse tariifide tõstmise vastu. Ei. Nad tulid selleks, et toetada Mihhail Fjodorovit. See tähendab inimest, kelle ajal Ukraina üldtunnustatud haaras selles sõjas initsiatiivi. Ja meiegi oleme palju arutanud arvukaid kaugrünnakuid Venemaa vastu, Krimmi blokaadi, Vene Föderatsiooni varilaevastiku jahti Mustal ja Aasovi merel. See kõik on osaliselt Fjodorovi teene, kuid ta vallandati. Ja kas teate, mida vastas Zelenski kõigile protestidele? Ta ütles lihtsalt, et inimesed teevad seda, mida tahavad, et las nad siis meelt avaldavad. Selleks meil selline demokraatia ongi ja kõik. Ja täna võtame selle loo üksi pulgi lahti, sest see on palju sügavam kui paistab. Mille eest tegelikult vallandati Mihhail Fjodorov? Mida ta ise oma pressikonverentsil rääkis? Ta rääkis sellist asja, et presidendi kantseleis olen kindel haarati peast kinni. Näiteks ütles Fjodorov otse välja, et mobilisatsiooni probleem pole üldse värbamiskeskustes, vaid selles, mida Ukraina relvajõudude juhtkond koha peal korrandab. Ta rääkis süsteemis sisse söötud korruptantidest ja oma avalikust konfliktist Sõrski ning kogu Ukraina relvajõudude peastaabiga. Aga mõelgem, kuidas nii juhtus, et Sõrski esitab presidendile ultimaatumeid? Ja mis kõige tähtsam, millist rolli selles kõiges mängisid raha, kaitsetellimused ja need samad sõbrad, kelle Fjodorov tõrjus vähemalt $7 miljardi suurusest eelarvest kõrvale. Kust see number pärineb, arutame samuti. Lääne meedia erinevalt paljudest Ukrainas nimetab asju õigete nimedega ja täna vaatame üle ka nende hinnangud. Ühesõnaga, saade tuleb pikk, võtke mugavalt istet, me alustame. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame kõiki neid teemasid, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange saatele like ja kirjutage oma kommentaar. Alustame siis kronoloogiast, et kõik oleks arusaadav. Juba mais ilmusid esimesed siseteadmised selle kohta, et Zelenski plaanib Mihhail Fjodorovist lahti saada, kuigi tol ajal uskusid sellesse vähesed ja need, kes sellest otse rääkisid, nimetati kelleks? Reeturiteks loomulikult. Aga juba 12. juulil teatab Zelenski ootamatult kogu valitsuse uuendamisest. Peaminister Seridenko lahkub ja koos temaga peab automaatselt lahkuma ka kogu ministrite kabinet. Ametlik põhjus – uuendamine. Strateegia uuendamine. Kuid juba samal päeval teatavad allikad, et kaitseminister Fjodorovil ei pruugi uues valitsuses kohta leiduda. Ja just tema vallandamise nimel mõeldi põhimõtteliselt kogu see ministrite kabineti ümberkorraldus välja, sest kardeti lüüa ainult kaitseministri pihta. 15. juulil see kõik kinnitatakse ja ilmub avaldus, et Zelenski ei esita Fjodorovi kandidatuuri uue valitsuse koosseisu uuesti. Tema asemel pakutakse kaitseministeeriumi Igor Klimenkole, kes on siseministeeriumi juht ja endine rahvuspolitsei juht. Fjodorov kirjutab samal hetkel hüvastijätu postituse, tsiteerin, see oli suur au teenida Ukraina rahvast kaitseministri ametikohal ja lõpus lisab ta 2 sõna, mida kõik kindlasti märkasid. Jätkub. Sel hetkel said kõik Fjodorovi pooldajad suurepäraselt aru, mis toimub ja hakkasid avalikult toetust avaldama kaitseministrile. Üks rahvateeneri saadikutest otsustas isegi, et loobub oma mandaadist, kui Fjodorov tõesti vallandatakse. Ja juba 16. juulil ärkab Ukraina üles ja läheb tänavatele. Ja siin on oluline mõista, miks. Sest Fjodorov ei ole lihtsalt järjekordne ametnik.
Nagu Fjodorov ise ütles, tulid inimesed protestile siiski mitte tema isiklikuks toetuseks, vaid pigem nende reformide toetuseks, mis olid hakanud toimima. Ja siin on Financial Times. Täna nimetas see tema tagasiastumist kõige olulisemaks personalimuudatuseks, mis võib õõnestada Ukraina sõjalisi pingutusi. Hinnake ise, mida Fjodorov jõudis teha 6 kuu jooksul ministriametis. Starlinki väljalülitamine Vene sõjaväelaste jaoks. Ekspertide hinnangul ja sõjaväelaste tunnistusel viis see Vene vägede juhtimise täieliku kaosesse ning lisaks ei võimaldanud droonidel linnu rünnata. Krimmi logistiline blokaad. See tähendab, et poolsaar on sisuliselt ära lõigatud. Nüüd on varustuse puudumise tõttu seal energeetika kokku kukkunud. Edasi kaubmaara kampaania Venemaa naftatöötlemistehasta vastu, mis põhjustas Venemaal kütusekriisi ja majandusliku kollapsi alguse. 2 operatsiooni Ashan. See oli omamoodi droonide välkkiire rünnak, mis Forbesi sõnul peatas pooleks aastaks Venemaa pealetungi just soomus- ja löögijõududega. Droonide tõrje kasvas 83-st 91%-ni, 94%. Tiibrakettide tõrje kasv 47%-lt 87%-ni. Jah, on probleem ballistikaga, aga ka see lahendatakse. Edasi. 10 miljoni drooni tootmine aastas, 47 droonitehingut partneritega. Ja nagu te mäletate, esitles ta just oma sõjaväeteenistuse reformi. Ja nüüd see inimene lihtsalt vallandatakse. Veelgi enam, sõja ajal. Veelgi enam, tulemuste tipul. Ei saa öelda, et oleks juba saavutanud kõik, mida plaanis. Küsimus, mille eest selle esitas täna kogu riik. Ametliku põhjuse ütles Volodõmõr Zelenski esimest korda välja suletud kohtumisel erakonna Rahvateener fraktsiooniga. Põhjuseks on süsteemne lahendamatu konflikt Mihhail Fjodorovi ja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski vahel. Hiljem kinnitas Mihhail Fjodorov seda muide avalikult. Ja edasi toon ära presidendi otsese tsitaadi ühe saadiku vahendusel. Nad elavad 2 täiesti erinevas maailmas. Misha Fjodorov tahab kõik digitaliseerida, ehitada süsteemi tehnoloogiat ümber. Sõjaväelased aga tahavad lihtsalt, et neid kuulataks. Nemad paluvad osta üht tüüpi relvastust, aga tema keeldub ja rahastab hoopis teisi suundi. Nad lihtsalt lakkasid üksteist kuulamast. Ja edasi üks detail, mis näitab kogu olukorra absurdsust. Ja taas Zelenski sõnad. See läks absurdini välja. Sõrski tuli ja ütles mulle, Fjodorov ei eralda midagi konkreetsete operatsioonide jaoks. Siis tuli Fjodorov ja vastas, me oleme kõik eraldanud. Lihtsalt seda kasutatakse valesti, mitte nii ja mitte seal, kus vaja. Ja nii käibki ringiratast. No ehk siis fikseerime selle kohe siin ära. Aleksandr Sõrski käis presidendi juures ja kaebas isiklikult, et Fjodorov ostab väidetavad hoopis midagi muud, kui tema palus. Hiljem teatas Fjodorov, et Ukraina relvajõudude peastaap palus sageli osta samu mürske kindla tootja käest. Ja Kaitseministeerium korraldas samal ajal mingeid hankeid. Ja väidetavalt see sõjaväelastele ei meeldinud. Ma ei hakka mingeid järeldusi tegema, kuid konkreetse tarnija käest ostmine ei tähenda alati kvaliteeti. Mõnikord on see kokkumäng. Ja nüüd kõige huvitavam. Presidendi ülestunnistus samuti sellelt samalt kinniselt kohtumiselt Rahvateenriga. Zelenski ütles, et tegelikult tuleks mõlemad, Fjodorov ja Sõrski vallandada, kuid praegu ei saada seda korraga teha. Mõelge selle peale. President tunnistab ise, et ka ülemjuhataja väärib tagasiastumist, kuid vallandab ainult ministri. Miks valik just nii tehti, sellest räägin veidi hiljem ja vastus vaevalt teile meeldib. Sluha Naroda saadik kirjeldas, kuidas see välja nägi sellel kinnisel istungil. Edasi tema tsitaat. Oli näha, et presidendil oli sellest väga raske rääkida. Ta pigistas sõnu endast välja umbes 10 minutit, otsis õigeid sõnastusi, püüdis oma otsust selgitada. Järgmisel päeval ütles Zelenski avalikult järgmist, tsiteerin. Sõja ajal ei tohiks president sellist valikut teha. Ma väga tahaksin ühtsust, kuid pooled ei leidnud seda ja see pole ainult poolte probleem, vaid ka minu oma. Samal ajal kui ukrainlased täna paljudes linnades protestima tulid, pidas kaitseminister Fjodorov pressibriifingu. Ja siin ütles Fjodorov ilmselt kõik, mida ta mõtleb. Fjodorovi peamine möömine sellesama ultimaatumi kohta. Mihhail Fjodorov kinnitas, et juba tema kaitseministriks nimetamise etapis pakkus ta president Zelenskile välja Sõrski väljavahetamise, keda sõjaväelased nimetavad lihunikuks.
ja mitte ainult teda. Edasi tsiteerin Fjodorovit. Millised otsuseid pakuti? Need on põhimõttelised personalimuudatused, see on nii ülemjuhataja kui ka peastaabi ülema vahetamine. Meil ei ole muud väljapääsu, kui me tahame vaenlast asümmeetriliselt võita minimaalsete kaotustega, kus tugevad juhid ja komandorid saavad areneda, mitte neid pidevalt kõrvale heita. Zelenski seda vahetust ei toetanud ja uskus siiski Sõrskõid. Ja Fjodorov tema sõnul tegi otsuse. Tsitaat. Kui president ütles, et ei plaani Sõrskõid vallandada, siis see on tema otsus kui ülemjuhataja. Ma nõustusin ja olin valmis õppima temaga koos töötama. Ehk siis mingisuguseid ultimaatumeid Fjodorov enda sõnul ei esitanud, vaid oli nõus töötama selles koosluses, mis on. Ehk siis kui on Sõrskõi, tuleb temaga töötada. Ja nüüd tuleb võtmekoht, jällegi Fjodorovi tsitaat. Aga me sattusime olukorda, kus kõik meie algatused blokeeriti täielikult. Fjodorovi sõnul ei olnud Sõrski valmis ühtegi probleemi avalikult silmast silma arutama. Küll aga, tsiteerin, oli ta valmis sepitsema intriige, levitama kuulujutte tellitud kampaaniatest ja külvama lõhesid. Ja selle loo lõpu võttis Fjodorov kokku ühe lausega, tsiteerin. Lõppkokkuvõttes esitas ülemjuhataja presidendile ultimaatumi, kuigi mina isiklikult olin täiesti valmis temaga edasi töötama. Siin see on. Otse välja öeldes tunnistab Fjodorov. Ülemjuhataja Sõrski esitas presidendile ultimaatumi ja president valis ülemjuhataja, vabastades ministri ametist. Allikad kinnitasid muide, et kogu kindralite koosseis, mitte ainult Sõrski, vaid üldiselt Sõrski kindralid, esitasid Zelenskile ultimaatumi. Kas siis nemad, see tähendab kas sõjaväelased või Fjodorovi meeskond. Samas tuleb Fjodorovi tunnustada, ta ei materdanud teda ega solvanud teda kuidagi. Ta ütles otse, et teda ei tohi alahinnata kui väejuhti. Sest 2022 aastal päästis Sõrski Fjodorovi sõnul riigi. See oli Kiievi ja Harkivi kaitsmine, Hersoni vabastamine ja nii edasi. Aga, lisas ta, sellest ajast alates on sõda muutunud. Tsitaat. Me ei saa enam lihtsalt loota sellele, mis töötas 2022 aastal. See oli viide sellele, et Kaitseministeerium näiteks edendas ideed droonisõjast, suunates rohkem raha droonidele, mitte mürskudele. Rohkem pingutusi isegi eraldi väeliigi mehitamata süsteemide vägede loomisel. Kuid kindralitele, Fjodorovi sõnul, see kõik ei meeldinud. Millistest probleemidest armees rääkis veel Fjodorov? Ka siin ei hoidnud ta end tagasi. Esimene neist on mobilisatsioon ja sõjaväekomissariaadid. Talt küsiti otse, miks ta kaitseministrina ei reforminud sõjaväekomissariaate. Tuleta meelde, et Zelenski süüdistas fraktsioonis just teda selle mobilisatsioonireformi läbikukkumises. See oligi väidetavalt ametlik põhjus vallandamiseks. Nagu te mäletate, tegelik põhjus ei olnud selles. Fjodorovi vastus lükkab selle süüdistuse ümber. Ta ütleb, et sõjaväekomissariaadid alluvad tegelikult mitte kaitseministrile, vaid otse maavägedele, mis alluvad ülemjuhataja Sõrskile, kes omakorda blokeeris Fjodorovi algatused. Ehk siis Fjodorovit süüdistati struktuurireformi läbikukkumises, mida ta isegi ei juhtinud. Ja edasi ütles ta olulise asja, tsitaat. Me ei saa lahendada mobilisatsiooni küsimust ilma uue ühiskondliku kokkuleppeta ja ta tõi näiteid, kuidas peaks tegema. 3. viiekorpus, kus on üles ehitatud doktriin ja vertikaal või hartia, kuhu on vähemalt 2000 välismaalase järjekord, kes soovivad sõdida. Veel üks tsitaat. Armees on palju inimesi, kes suudaksid teha rohkem, kui neile anda vabadust. Üldiselt on Fjodorovi sõnum väga lihtne. Mobilisatsiooni küsimust ei saa lahendada, kui teil on suured probleemid juba sõjaväes endas. Ja siin meenutas ta Skeljapolku, siin meenutas ta 155. brigaadi komandari, kes hiljuti arreteeriti. Te ise teate, mille eest. Nii on. Ja ta ütleb, et sellega tuleb tegeleda, et need, keda mobiliseeritakse, saaksid aru, kuhu nad satuvad. Teine asi on korruptsioon sõjaväes endas. Fjodorov ütles, et korruptsiooni ja skandaalide, nagu Skalapongu ümber toimunu, likvideerimiseks, see on kõmu tekitanud lugu brigaadi ülemaga. Tuleb vahetada Ukraina relvajõudude juhtkonda, sealhulgas Sõrskõi ja kindralstaabi ülema Hnatovi. Ja kolmandaks, tema sõnul on riigil olemas digitaalsed andmed rindel toimuva kohta, kaotuste ja iga üksiku komandöri saavutuste kohta.
see tähendab, et kindralite tõhusust saab objektiivselt mõõta, mitte Fedorovi või kellegi teise sõnade järgi, vaid just reaalsete digiteeritud andmete põhjal. Aga tundub, et just seda mõõtmist mõned kardavad või vähemalt pelgavad. Ja nüüd see, millest lääne meedia täna otse kirjutab ja mida meil, nagu öeldakse, läbi hammaste mainitakse, raha. Forbes teatab, Kaitseministeeriumisse tulles käivitas Fjodorov ulatusliku auditi, mis paljastas miljardite dollarite väärtuses korruptsioonitehinguid. The Economist nimetad numbri. Audit tuvastas umbes 7,2 miljardi dollari ulatuses ülekulu. Ja Fjodorov tegutses, nagu Forbes kirjutab, kiiresti ja halastamatult. Ja edasi Fjodorovi enda tsitaat. No ütlesime, laseme kõik läbi polügraafi. Need, kes ei nõustunud, vallandati kohe. Mis meil on? Inimene paljastas miljarditesse ulatuvad skeemid, tõrjus kaitse-eelarves kõrvale 10 relvaklannisid, kelle rahulolematus süvendas konflikti ja poole aasta pärast vallandatakse ta kindralite ultimaatumi tõttu. Ja siin sõnastas ajakirjanik Stanislav Asejev, kes veetis 28 kuud Vene vangistuses selle kõige karmimalt. Zelenski, tema sõnul, asus nende poolele, kes soovitasid presidendil vallandada Fjodorovi, et jätkata miljardite väljapumpamist kaitseministeeriumist. Financial Times lisab, tsiteerin, Fjodorov segas mõjukatel isikutel teenida kaitselepingutega. Ja Fjodorov ise ütles pressibriifingul lause, millest on võimalik kõike välja lugeda. Tsiteerin, kui presidendi juurde tuleb 90 inimest, kellel tekkisid probleemid pärast meie tööd Ukraina kaitseministeeriumis, siis tal inimesena on ilmselt raske seda kõike analüüsida ja õige otsust teha. Need 90 inimest tema ümber on inimesed, kellele Fjodorovi töö võis, rahakoti pihta käia. Ja selle taustal armee ja ühiskonna reaktsioon. Õhuvägede ülema asetäitja, kolonel Pavel Jelizarov, astus protestiks tagasi, nimetades Fjodorovi vallandamist absoluutseks kurjuseks. Lahkusid kaitseministeeriumi nõunikud, need on Sergei Beskresnov, legendaarne Flash, ja Sternenko, kes kirjutas, tsiteerin, riik on võidust palju kaugemale jäänud. Rahvasaadik parteist rahvateener Batoraev teatas, et loobub oma saadiku mandaadist, kuna ei nõustu personalipoliitikaga. Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Kubilius nõudis selgitusi, nimetades toimuvat suureks üllatuseks kogu Euroopa Liidule. Hersoni administratsiooni sõjaväelane Belkovski kirjutas, kõigis kaitseministritest alates sissetungi algusest on tema parim. Nähtamatud tõkked droonitootjatele kadusid peaaegu hetkega. Ja nüüd saab Fjodorovi asemel tõenäoliselt uueks kaitseministriks endine kaitseminister, siseminister Klimenko. Klimenko on politseinik, süsteemi inimene, distsipliini inimene, kuid mitte mingil juhul tehnoloogia inimene. Ja läänevaatlejad kirjutavad otse. Klimenko sobib lihtsalt ideaalselt kindralitele ja töövõtjatele. Ja selle saate lõppakord. Zelenski pakkus Fjodorovile jääda, saada mingiks nõunikuks või leida endale ise mingi muu roll tema meeskonnas. Fjodorov keeldus. Tsitaat. Mul ei ole kunagi olnud eesmärki saada ministriks, jääda ministriks ega otsida endale ametikohti. Ma tegin 7 aastat presidendi kõrval reforme. Presidendi ümber olen ma kindlasti see inimene, kes on teda kõige rohkem hinnanud ja hindab siiani ja ma pole teda kunagi alt vedanud. President ei ole veel Sõrski poolt valikut teinud. Olen kindel, et president kuuleb Ukraina rahvast ja olukord parandatakse. Aga tundub, et president Zelenski on siiski juba oma valiku teinud ja see ei ole Fjodorovi kasuks. Ja nüüd, reageerides protestidele, ütles Zelenski, tsiteerin. Ma mõistan, kuulen ja reageerin sellele, mida ühiskond ütleb. Me võitleme vabaduse ja demokraatia eest. Inimesed teevad seda, mida nad tahavad. Tahtsid välja tulla ja õigesti tegid. Fjodorov jääb minu meeskonda, kuid tema täpsest rollist teatatakse hiljem. Fjodorov ise kommenteeris proteste järgmiselt. Rahvas tuli välja mitte Fjodorovi pärast, vaid enda eest. Praegu pole asi minus. Jutt käib probleemi juurpõhjusest, mis tuleb lahendada. Praeguses süsteemis pole võimalik võita. Teeme kokkuvõtte.
sõja ajal vallandati kõige tulemuslikum kaitseminister, kusjuures ta vallandati ülemjuhataja Sõrski ultimaatumi tõttu, keda president ise väidetavalt samuti väljavahetamist vajavaks peab. Muide, pärast seda, pärast Fjodorovi vallandamist, kirjutas Sõrski isegi pilkama postituse, et see olevat tänu tema vabastamisoperatsioonidele. Täpsemalt, tänu sellele, et venelasi ei lastud 2022 aastal Kiievisse, saab Fjodorov täna Kiievis pressibriifinguid pidada. Ja siis tänas ta kaitseministrit tehtud töö eest ja soovis talle edu. See on selline pilkamine, nagu öeldakse, võitja mõirgamine. Ta lihtsalt mõirgas, et näed, ma võitsin kõik, nii et head aega. Tegelikult vallandati minister, kes paljastas skeeme vähemalt $7 miljardi ulatuses ja sai endale vaenlasi kõigi seas, kes sellest kaitse-eelarvest kasu said. Inimesed tulid protestima, aga president vastas, et nad lihtsalt teevad seda, mida tahavad. Noh, tuli välja, tubli, super, tublid inimesed. Isiklikult ma eriti ei usu sellesse, et Fjodorov tagasi tuuakse. Pigem leiutatakse talle mingi nõuniku roll, kindralid tähistavad võitu ja kõik läheb valaviisi edasi. Aga protest vaibub järk-järgult. Praegu pole Zelenskil eriti kasulik sõdida Aleksandr Sõrskiga, kes näib olevat saanud presidendi üle piiramatu võimu. Aga rõhutan, need on vaid oletused, need on lihtsalt minu oletused. Aga teate, see kogu lugu meenutas mulle midagi. Veebruar 2024. Populaarne väejuht. Konflikt Bankovajaga. Vallandamine. Ühiskondliku pahameele plahvatus. Ja mitte millegagi ei lõppenud. Teate, millest ma räägin? See on Valeri Zalužny lugu. Kordub juuli 2026. Populaarne minister. Konflikt Bankovajaga, vallandamine, protestid. Ainult, et siin on rollid natuke peegelpildis vahetunud. Siis eemaldati sõjaväelane tsiviilvõimu kasuks. Nüüd tsiviilministrid sõjalise juhtkonna kasuks. Ja siin tekib ebamugav küsimus, mida lääne vaatlejad juba esitavad. Aga meil mingil põhjusel ei söandata seda küsida. Fjodorov oli valitsuse kõige populaarsem liige, kõige populaarsem minister. Tema toetuseks tulevad inimesed sõja ajal protestima ja siin ongi probleem, nagu kirjutavad lääne meediaväljaanded. Küsitlusel pärast Zalužny juhtumid, juhtumid jutumärkides, õpetasid Bankovajale ühe lihtsa asja. Iga isik, kellel on iseseisev reiting, on tulevane konkurent. Sõrski oma antireitinguga pärast skandaali Skeljapolguga pärast mobilisatsiooni läbikukkumist on poliitiliselt ohutu. Ja ka Fjodorov ise, pange tähele, käitub nagu inimene, kes saab sellest kõigest suurepäraselt aru. Ta keeldus pakutud nõuniku ametikohast. Ta ei tahtnud olla lihtsalt dekoratsioon. Ta ei ründa Zelenskit isiklikult. Vastupidi, ta rõhutab. Olen 7 aastat olnud presidendi kõrval, pole teda kunagi alt vedanud. Tema lähikonnas olen mina see inimene, kes hindas teda kõige rohkem. See ei ole solvunud ametniku keel, see on juba poliitiku keel, kes hoiab käed puhtad ja, mis on väga oluline, jätab endale ukse lahti. Siin, ma arvan, on mille üle mõelda. Nagu president kunagi ütles, mõtle, mõelge. Siia panen ma 3 punkti. Kirjutage oma mõtted ja järeldused selle osa all kommentaaridesse. Olen kindel, et nüüd tulevad kommentaarid. Mõned süüdistavad mind selles, et olen Porohovot. Teised ütlevad, et olen Zelebot. Kolmandad ütlevad, sa lahkusid, sa oled üldse reetur. Üldiselt tuleb nüüd, nagu alati, hunnik rahulolematuid kommentaare. Hunnik. Petši, sa valmistasid mulle pettumuse. Kohe neile, kes kirjutavad. Petši, sa valmistasid mulle pettumuse. Ütlen, ma ei ole teid kunagi võlunud. Mul ei ole kunagi olnud eesmärki teid võluda. Ma ei ole kunagi püüdnud teile meeldida, seega enne kui midagi sellist kirjutate, mõelge, kas mina valmistasin teile pettumuse või on probleem hoopis teis endis. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma mõtted ja järeldused kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.